Cantaloupe Islandi soolo mängimise jaoks mõned laadid. Et kui ta siin F-is püsib, siis teie laad võiks olla F-moll bluusi laad. Hästi mugav mängida 3 sõrmega, kui niimoodi üles-alla mängidaks. Pöia all teine, kolmas, nagu esimene positsioon, ja siis teine positsioon on siin B, C ja D. Võib juurde võtta ka G-noodi, ja kui nüüd minna veel kaugemale, siis põhimõtteliselt on kõik 12 nooti alati kasutuses, aga näiteks, et see ei, vabandust. Kui läheb D-si, siis see laad võib samana püsida, kas mängite siis kokku nagu 6-noodise laadi, lihtsalt C asemel mängite D-si. Või siis võtate siia ka G-noodi juurde, siis ta on selline laad. Nende laadil on oma nimed ka, aga võib-olla te puutute peatselt kokku, et kui seda sama laadi alustada D-noodist, selle nimi on lüüde dominant. Aga lihtsam on vaadata, et see on F-i-põhine laad endiselt, kus on siis hiljem lihtsalt C asemel D-noot. Ja kui te olete D-s, nüüd tuleb D-moll bluusi laad. See on sama kõlaga nagu see, lihtsalt D-st. Siin nüüd 3 sõrme noodis või see sõrmestus ei ole võib-olla päris kõige mugavam, aga võib-olla isegi on, kui alustada F-noodist. Aga ühesõnaga need noodid.